Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin ja järjekordne unboximine läheb käima. Ütleme niimoodi, et see on mõnes mõttes ka update sellele, mis toimunud on. Sorry, et pole ühtegi videot, tegelikult olen. Sorry, et pole ühtegi update'i teinud ja avameelset saatet pole ka teinud. Mul on küll praegu puhkus, aga ma olen laisk ja ma ei viitsi väga midagi teha. Aga mõningad asjad siiski on muretsetud, kuna ma tahan siia laua alla keldrisse teha ühte sahtlit, siis ma muretsesin sahtli siinid ära ullikutega. Kunagi sai paar kaitset ostetud ja natuke kruvisid, siis neid tuleb kogu aeg puudus ja juhtme hülse otsa. Ja lisaks on 2 pakikest veel. Ilmselt on lähipäevil tulemas terve hunnik pakke. Homme on ilmselt fidget spinnerite unboximine. Võib-olla veel midagi, tudres kindel. Vaatame. Aga täna on need 2 tükki. Üks on kallim natukene, üks on odavam. Aga tegelikult on need mõlemad suhteliselt odavad. See on ilmselt natuke kallim ja see on suhteliselt odav tegelikult. Alustame odavamast. Või vähemalt üritame alustada. Sest jube halb käes hoida midagi. Ma arvan, et ma lihtsalt teen niimoodi, et niimoodi vast kõige parem. Siin sees peaks olema kõvaketas, mis transpordi käigus kukkus maha, aga õnneks ta ei maksunud midagi, 10 euri ainult. Ma loodan, et ta katki ei läinud, arvestades seda, kui palju kaitsematerjali siin on. Sest olge ausalt, vaadake, kui suur karp on, aga vaadake, kui suur tegelikult kõvaketas on ja tegelikult on see kõvaketas suhteliselt hästi pakitud. Arvestades seda, mõne olen saanud lihtsalt üks kiht mullikilet ja kogu moosne. Aga siin on seda mullikilet natuke rohkem. See on ikka korralikult pakitud. Ja ilmselt peabki olema, sest see on 1 terabait ka ju. Aga kui see ei pruugi toimida, siis tänu sellele, et ta maha kukkus, siis ei ole ka midagi hullu. Aga ilusti kenasti antistaatilises pakendis. Tootmiskuupäeva ma siin kohe hetkel ei märka. 2011. Date of manufacture 10.2011. See on Seagate ja 1 terabait. Apple, aga ilmselt toimib see ka tavaarvutiga. Väga peaks ütlema kiitus sellele, kes pakkis, sest ma ei ole mitte kunagi peale muidugi tuttuute kõvaketest näinud, et see antistaatiline kile oleks siin ümber, mis on väga super. Ja see materjal, kaitsematerjal, mis siin ümber on, väga hea. Ma arvan, et sellega ei juhtunud väga midagi, kuigi ega ta tegelikult väga kõrgelt ei kukkunud ka. Aga nagunii see läheb räkki kohe, sest mul on kõik kõvaketta täis. Ja kogu materjal, mis on vaja siia importida lihtsalt. Läheme selle teise pakendi juurde. Mõtlen, kuhu ma nüüd saaks kaamera panna, ma ei teagi. Äkki siia. Võib-olla kuhugi. Millest te näete? Ja näete ikka. Vaatame kõigepealt, mis pakendiga tegu on. Võtame need maha. Äkki on mingi normaalne pakend peaks ütlema. Ma arvan, et seda tasub isegi alles hoida. Aga ilmselt siin ei ole mingi alkohol sees. Kaugel sellest. Kõik teavad ju seda, et kui väga mulle igasugused kontrollerid ja asjad meeldivad, siis ilmselt enamus teab, et kui ma näen kuskil müügil jälle mõnda, siis ma suure tõenäosusega üritan sellele ka pakkuda. Täna on meil järjekordne kontroller ilmselt siin, mis olegi teab suur. Väga äge karp muidu. Võtame kõrvale. Ja siis
üritame selle kuidagi lahti saada. Siin sees on Siemensi logo kontroller. Põhimõtteliselt enamuselt näeb välja põhimõtteliselt nagu see, mis mul siin on. See on OB A0 on see või A2 näeb. See on suhteliselt tagasihoidlik, muidugi nendest on veel kehvemaid, millel ei ole näiteks üldse displeiki. See on üks kõige madalamaid variante. Mul on ka mõned suuremad, aga see uus on fucking next level shit, ma ütlen. Vaadake seda iludust. See on OB Focus, OB A8 on see. See on sitaks parem kontroller kui kõik need, mis siiamaani olnud on. Ja lisaks on, sellel on esiteks teksti saab palju rohkem panna siia. Mõnus Siemens logo. Esiteks siia mahub palju rohkem teksti. Siia saab panna mälukaardi. Programmeerimine nendel toimus läbi selle spetsiaalse kaabli, mis siia käib, mis on mul ka olemas. Ja muidugi saab läbi keypadi neid programmeerida. Aga siia läheb internetiühendus. Need programmeerimine käib läbi interneti ja kasutades Siemens Logosoft programmi. Sellel on põhikontrolleril on muidugi 4 väljundit. Huvitav on näha, et siin on isegi maandus. Ja lisaks on see lisamoodul, kus on veel 4 väljundit, mis on nagu super luks. Ja siis on kokku 12 sisendit, mis on sellest logost 2 korda suuremal variandil. Aga on sellel ka. Sellel on lisaks värviline display, no mitte päris värviline, taust ta saab muuta sellel. Ja tore näha, et see kinnitus kinnliistule on natukene parem tehtud kui eelmisel, millel olid mingid plastiksooned, mis on ära murdunud, sest need lähevad hapraks ära. Aga see on vähemalt normaalne kinnitus. See on mingi bussi mode off täiega. Nii et ei ole siin mingit pulli. Aga jah, see maksis natuke rohkem kui 10 eurot. Nii et ma ei ütle, palju see maksis, aga väga kallis ei olnud, arvestades seda, et kui palju tegelikult see kontroller poe hinnaga maksab. Poe hind on tal kuskil, ütleme, mis ta poe hind võib olla, kuskil üle 150 euro vähemalt. Pluss see lisamoodul on ise 100 euri juba. Ja arvestades seda hinda, millega ma ta kätte sain, siis vähemalt 50-60 rohkem protsent, 200% võit või 100% võit tegelikult. Nii et jah, ja ilmselt tulevikus ma arvan, et järgnevate nädalate jooksul tegin juba kaablika valmis, et ma näitan, kuidas seda programmeerida nii läbi selle touchpadi või keypadi tegelikult ja läbi interneti ja läbi spetsiaalse programmeerimiskaabli. Nii et jah, selline siis tänane unboximine. Jääge ootama, homme tuleb järgmine. Ma loodan, et homme tulevad nüüd ülejäänud asjad, ja ilmselt ei tule, sest mul pole posti pandud. Võib-olla nüüdseks on. Aga jah, nii see on. Aga ma arvan, et tõmbame siin otsad kokku ja kas rohkem midagi ei ole. Võib-olla homme hommikul teen mingi tavalise update'i. Võib-olla mitte. Vaatan, kuidas jõuan, kuidas viitsin. Aga jah, taaskord tänan vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige ja kohtume juba järgmisel korral.